ja tavaelus pärimuse uurija, uurinud igasuguseid nõidusteemasid, vana aja eluviise, aga ka sealjuures siis toiduteemasid, sest ka toit on olnud tihtilugu sellises maagias üks komponente. Aga et haakuda selle tänase üritusega, siis vaatasin natuke selle pilguga, et milliseid metsikuid toidutaimi ja ka siis joogiks kasutatavaid, jookides kasutatavaid taimi on kasutatud Eestis üleüldse. Ja see sõna kohalik minu ettekande kontekstis tähendab, et piirkondlik, et millises piirkonnas on siis, kuidas sellest räägitud ja millistest taimedest toitu tehtud, eriti just sellistel raskematel aegadel. Ja mõned vihjad on siin muidugi juba piltidena olemas. Ma arvan, et kes on kõvemad kokandushuvilised, on neid kõiki siin olevaid komponente ka juba kuidagi proovinud. Aga selliseks üldiseks raamiks siis nii palju, et nagu üldse see Eesti pärimus on ta hästi palju rõhuga kestlikkusele, et kõik tuleb ära kasutada ja kõike tuleb mõistlikult kasutada. Ja siin ongi üks näitetekst ka, aga kes võib-olla nii hästi ei näe, siis ma põgusalt loen ka. Et see on siis selle kohta, kuidas söögilaua peale ei tohi midagi raisku minna, midagi üle jääda. Toidupuru ega jäänuseid ei tohi jääda. Kui supitilgad on, siis katetakse leiva suutäiega laua pealt ära. Kartulit süüakse üldse sageli koorega. Kui on räimepead ja sabad, mida on sitke närida, siis lõigatakse laua peal peeneks. Supilusikas laakutakse üldse hoolega ära. Ja siis on lõpuks veel väga huvitav järeldus, et kuigi vanasti siis orjarahva põline toit oli halb, söödi seda suure isuga ja inimesed olid prisked, kandsid suuri kõhtusid nagu kõrtsimehed. Ehk siis kust nad selle energia said, kui nad sõid mingisugust naadikäkki ja sõnaajala ja sambla leiba, see jääb saladuseks, aga et tihtilugu siis mainitakse, et tööd jaksati teha tohutult palju ja jõudu oli inimestel palju. Siis igasugused toidureeglid, mida osalt tänini jälgitakse, arvatavasti igaüks suudab meenutada mõne oma perepärimusest tuntud toidureeglid, näiteks, et ära pühi laua pealt palja käega mingit toidupuru maha või et miks peab üldse jätku soovima, et kõige taga on ikka seesama jätkumine. Ja mida mina mäletan näiteks enda lapsepõlvest, et meie ei tohtinud vanavanemate juures söögilauas naerda, et see oli nii solvav toidule, et öeldi, et kui sa naerda tahad, siis mine teise tuppa ja naera seal ära ja lihtsalt niisama lobiseda ka mitte. Ja no muidugi ammugi ei tohi siis seal mingit vihast juttu rääkida, poliitikuid kiruda või teistega jageleda, et selline rahulik toidule keskendunud suhtumine. No tänapäeval muidugi räägitakse sellest natuke teises kontekstis. Ei ole mitte põhjendused maagilised, vaid see, et kui inimene keskendub rohkem toidule, et siis tekib kergemini täiskõhu tunne ja on nagu teistsugused sellised põhjendused. Aga ka siis sellisel ajal, kui ei olnud lausa näljaaeg, tavatoit ikkagi üldiselt hästi lihtne, kõik need kirjeldused ja just see piirkondlikkus, et keegi tohutult kaugele ei lähe siis midagi tooma. Välja arvatud võib-olla siis see silguvahetus, mis vahest võis tõesti olla niimoodi, et kaugemalt tuli siis rannarahvas kohale sisemaale ja siis käis vahetuskaubandus. Ja siin siis ka see, mida ma pärast on selle kohta veel eraldi slaid, et see puhta leiva söömine, et see on tõesti olnud alles nii hiljuti luksus, et tõesti 19. sajandil alles võis seda nii-öelda tavapäraseks hakata nimetama. Aga huvitav on see, et ajalooallikad nagu püüavad ka otsida seda, et mis ajast peale need näljaajad tekkisid, et sellised külmemad ajad, igaldusaastad, põuaajad. Ja siis on jõutud järeldusele, et ütleme enne sellist 17. sajandit oli see rukkikasv nagu parem. Nii et seda on nagu kohati raske uurida, et kuidas nad siis täpselt sõid ja mis nad sinna sisse panid. Aga et jääb tõesti mulje, et ei ole niimoodi kuskilt ürgajast peale kogu aeg aina aeglaselt paremaks läinud, vaid see ongi käinud nagu lainetena. Ja minu arvates siin on huvitav ka see teine tekst, mis räägib sellest, et kuidas suhkrut talurahvas kaua aega ei tundnud ja et kuidas siis üldse teadmised levisid. Et uudishimu on teatavasti olnud selline teadmiste kiirendi. Ja et siin on siis ühes sellises vooris käimisega, kui hobustega veeti mingisugust kaupa. Et siis üks vooris oli ja siis naine Ann varastas sealt kotitäie suhkrut,
aga ei teadnud, mis sellega teha. Andnud kõigepealt lehmale prooviks, lehm ei olnud vastu, sõi ära ja siis lõpuks proovis ise ka, et kuidas sellise katse-eksituse najal siis käis see uue omaks võtmine ja vahel tõesti see uue omaks võtmine võis üsna visalt käia. Et kas või näiteks õunapuaedade rajamisega, et mõisad mingil hetkel hakkas neid propageerima, aga et talurahvas ütles, et mis vesine viss see on, et see ei anna ju jõudu ja leidsid, et milleks head põllumaad raisata või siis aiamaad raisata õunapuu peale, et paneme ikka herneid, need ikka täidavad kõhu. Et selline vähehaaval, aga et kesised ajad, siis rasked ajad, et siis muidugi täiesti loogiline, et loodusest siis otsiti neid osiseid. Ja siin tahtsin ka kontrastiks tuua ühe sellise pildi, et ka praegu ilmselgelt paljud sellised kokandushuvilised otsivad neid oma juuri ja püüavad järele teha vanu retsepte, aga et tihtilugu sellised nii-öelda maltsa ja naadi toidud saavad nii palju lisandeid, et see ongi see, nagu siis öeldakse, et üks ööbikukeel ja üks hobune. Et see proportsioon võib olla tõesti niimoodi, et selles naadisupis on paar liblekest naati, aga siis rohkelt muna, hakkliha ja kõiki teisi asju. Et tõenäoliselt sellised proportsioonid nendel kesistel, nagu tõeliselt kesistel aegadel olid teised. Aga et siis tulebki siis see loetelu, et kehval ajal, kui suures puuduses elati, korjati püinaatisid. No, püi on, ma arvan, et lihtsalt taime tähenduses. Ja see võib ka siis siin kontekstis tähendada, et naat ei ole mitte tingimata see konkreetne nagu üks, mida meie tunneme naadi all, vaid naadiks võidi nimetada igasuguseid selliseid pehmeid ja mahlaseid taimeosi. Et alati ei tule need tänapäeval tuntud liiginimed sealt välja, et vahel on väga huvitavad sellised kohalikud liiginimetused. Ja tehti siis naadikäkki ja siin siis läheb see lugu edasi selline väga asine tegelikkuse kirjeldus läheb natuke nagu maagiliseks. Et tegi naadikäkki ja viis ka sulasele ja sulane tahtis, et las ta jahtub ära, et tõmbab tahedamaks, et on parem süüa. Et siin on kindlasti loogika sees, et selline äsja valmistatud see käkk võis olla üsna vesine, et tõmbab tahedamaks. Aga siis selle loo lõpp on, et varesed sõid selle naadi ära ja siis hakkasid karjuma juurde, et naat, naat. Ehk siis imiteeritakse seda varese häälitsust. Aga et siis jälle rahvapäraseid nimetusi, et söödud metskõrvitsaid, näiteks kas keegi aimab, mis taime selle all võidakse mõelda. Et mina isiklikult seda ära ei tuvastanud, et mida võidakse metskõrvitsaks nimetada. Aga edasi juba tuntavad kõrvenõgesed, hapuoblikad, naadilehed, jänesekapsad, ka lihtsad kapsalehed ja kartulivarred isegi. See kartulivarte söömine tundub mulle küll natukene omapärane, et kas siis seda magu kannatas. Aga keedetud ja söödud siis nälja ajal selle väite põhjal. Või siis järgmise siis ohakatest, sõnajalgadest, nõgestest. Ja siis see jutustaja, kes on 1930. aastal sellest rääkinud, ütleb, et tema ema ajal, ehk siis 3 põlvkonna tagasivaates on seda sellist taimede toitu söödud veel. Ja siin veel siis sellest ikaldusaastate teemast, mida ma enne juba mainisin, et tõesti see 17–19 sajandi esimene pool olid tõesti ikaldusaastad niimoodi, et vahel 2-3 aastat järjest ja et kuidas sa siis selle elu nagu üldse üle elad. Ja vähehaaval siis hakkasid ilmuma ka kokaraamatud, mis on väga põnev lugemine, et näiteks Luutse nõu ja abi, kui vaesuse nälg käe on, et ka seal siis soovitatakse siis neid looduslikke toidutaimesid ja siin siis ka selline huvitav nagu vihje, et kõrgem seltskond juba sööb, et sööge teie ka, et palju saksad ei põlga neid, vaid söövad kui spinatit, et on siis sellest tõlgenduseks või seletuses siis ja räägitud ka, kuidas neid siis teha, et pisut tangusid ehk jahu, piima ja soola panna, et siis saab väga hea roog, mis küll toidab. Ehk siis jällegi see sama kriteerium, et talupoja jaoks oli oluline, et see toit ikkagi toidab, et kõhu täis teeb. Siis need hädaleivad, mis siis nälja ajal, kui vili juba otsa sai või üldse raskel ajal, kevadisel ajal, kui kõik varud otsa olid saanud, et puukoort, mähka, puukoore alust sellist pehmet, puulehti, männikasvusid, marju, tammetõrusid, sarapuu, urbi, sõnajala juuri, sammalt, et kõike seda siis juurde jahvatatud. Ja siis Alice Moora on teatavasti selline väga pika kogemusega toidu-uurija olnud, et tema siis räägib ka, et varsakappi, et sellist teksti mina isiklikult ei ole sattunud nägema, aga et ka varsakabi siis väidetavalt siis olnud see nii-öelda leivajahu pikendus, põdrasamblik, linakuprad,
humalad, et ma mõtlen, kui seda humalat palju panna, et see võis selline päris huvitavaid seisundeid tekitav leib tulla, aga ka põldosjade nuppe. Ja siin siis üks rahvapärane tekst ka sellest, et tehti siis kogu seda leiba sellisest tuulamata viljast, lisati ka puruks hõõrdutud sõnajale lehti ja kanarpiku häilmeid, ehk siis seal on need samad kanarpiku sellised õiekuprad. Ja siin ka siis kogemus, et oli väga mõru, lapsed katsusid sisu maha poetada ja ainult koorikut süüa, et see oli nagu magusam. Ja et samuti siis karaskid tehtud samal baasil. Siis olen püüdnud ka natukene vaadata selliseid piirkondlikke, et geograafiliselt, kuidas need jaotuvad. Et näiteks need oblikatoidud on olnud rohkem sellises Peipsi ääres, aga vähehaaval jõudnud ka siis üle maa. Aga see seene söömine, et see on minu arvates huvitav, et pigem kui üldse siis olnud Ida- ja Kagu-Eestis, et saartel näiteks on peetud seda seent üldse söödamatuks või sobimatuks söögiks. Aga et sellised väga armsad rahvapärased roanimed, nagu näiteks siis seenesilk ehk siis soolatud seen, mis siis, kuna ta on soolatud, annab sellise tugeva toidutunde, et on võrreldav silguga. Aga setus selline väga proosaline nimi, tatiroog, ehk siis tehtud tatikatest või siis muudest sellistest limastest seentest. Ja siis see teema, mis viimastel aastatel meil ajakirjanduses väga üleval on, et see kärbse seene tarvitamine ja mida väga taunitakse, et siin on siis üks selline kogemuslugu 1967. aastast ja pigem seda kärbse seent on seostatud siis laavi mõjudega. Ja et siin on siis väidetavalt otseselt söönud see mina jutustaja, mina pruukisin teda küllalt, praadisin orgi otsas, panin suhkrut ja vett õige natuke peale ja sõin muudkui. Et selline väide. Ja siis veel mõned näited, et siin siis veel naadilehed, noored ohakataimed, isegi laulus siis kirjeldatud seda, et kui on perenaisel mure, et toit on otsa saanud, pereid, miks muretsed, kas pudrutangud puuduvad, küll ohakad siis aitavad ja nõgesed nõu annavad. Et selline siis laulusalm. Ja siis ka tihtilugu väga selged need täpsustused, et kust korjata, millises staadiumis korjata, näiteks ohaka puhul mitte rohkem kui sõrmepikkune, et siis läheb juba mõruks. Ja ohakate kohta siis isegi pärimustekstis öeldakse, et need olid nii oluline toidulisa, et ohaka vargust naabri põllul peeti nagu väga taunitavaks, et see oli lausa karistatav. Nii et kujutate siis ette seda, et kui naaber tuleb sult ohakaid kitkuma, et see võib olla nii-öelda kuritegu. Ja siis lisaks veel need põldosjad, et nende puhul ma arvan, et kui paljud üldse on mõelnud selle peale, et neid juuremugulaid ka proovida, aga et seal siis pärimustekstides ka mainitud, et karjapoisid küpsetasid neid põldosja juuremugulaid. Ja siin on jälle siis see August Wilhelm Huppel 18. sajandil juba kirjutab, et takk ja vartest ja lehtedest saab ka hea keedus. Ja siin on ka see seos, et see takja kasutamine toiduks on ka slaavialadel rohkem tuntud. Jällegi, kes tahab proovib, aga mina isiklikult ei ole seda takja varte toitu veel proovinud. Siis jookidest ka seesama Huppel räägib, mis tuleb ka esile, selline piirkondlik saadavus, et näiteks saartel siis kukerpuu ja kibuvitsa marju rohkem, et nendest siis jooke valmistatud, et siin on alles hilisemal ajal nagu aiataimena see kukerpuu pigem hakanud. Ja siis lõputud teetaimed, et seda tõesti on püütud loendada ja jõudnud vist sadadesse, aga on ka täheldatud ja kehtib ka tänapäeval, et need, kes kasutavad selliseid ravimtaimi või teetaimi, et pigem on mingi selline väike hulk lemmikuid, et ei ole niimoodi, et 100 taime muudkui kasutad, vaid et pigem selline alla 10, mida siis aktiivsemalt kasutatakse, mis siis on sellised lemmikud. Ja siis järgnevad veel siin kadakamarjad, jällegi kuidas neid korjata, et küpsed marjad raputada sõela peale, keeva vett peale, linnase jahu juurde ja sai magusat ja rammusat jooki. Jälle väga oluline, et oleks rammus, et kui ei ole ka päriselt kalorirohke, et siis vähemalt oleks tunde poolest, et on rammusa maitsega. Ja siis see tõrukohv on siin ka järgmises tekstis mainitud, aga selle kohta tuleb küll öelda, et see kohvi joomine on Eestis üldse selline ikkagi suhteliselt hiline nähtus, et arvatavasti ka see tõrukohvi teema, et üles on ta kirjutatud 40. aastal, et ei ole just väga varane.
Ja siin üks hästi põhjalik tekst siis taari kohta. Et taar sellise toitva joogine jälle ja metsikud taimed väga olulised. Et siin siis räägitud, et kui liha on otsas või jah, et siis igasuguseid kalatooteid süüa, kas või kalapoegi oma lähedasest järvest ja et see taar siis ka siukse tugeva nagu toidu asendajana. Ja siin siis, et kuna suvisel ajal muidugi ei olnud mingit külmkappe, et kipus halvaks minema, hallitama, et siis rohud, mida sinne sisse pannakse. Ja et siin on siis jällegi päris huvitav, et mida siis pannakse, et näiteks koirohi, vaksapikkune ots panna sisse ja et siis ei lähe halvaks. Või siis 3 õitssookailusid. Et kui kujutada ette, et selle ämbri täie kohta 3 õit tundub väga vähe, aga et selle kirjelduse järgi siis see juba oli piisav, et seda halvaks minemist ära hoida. Ja siis üldise lisandini siis igasugused kõrvetatud odra, nisu, rukki, kaera, herned, tammetõrud, kadakamarjad ja kuivatatud õuntekildusid, et need lõpuks siis ka sisse jahvatada. Ja pidulikumal juhul ka humalaid näiteks. Ja siis kevadisel ajal, kui ei ole eriti midagi sellist huvitavat võtta, siis pähnapuu ehk pärna, urvaraagusid ja oksakoori või vahtraurbasid siis joogile sisse panna, et ka seda on siis nimetatud taariks. Et selline lisand. Siis metsamarjadest lühidalt räägin, selles mõttes see ei ole nii uudne ja huvitav, et ka tänapäeval korjame metsamarja kui vähegi võimalik. Aga siin on mõnevõrra kõnekas nagu see, et kui hästi tuntakse jälle neid kohti, kus nad kasvavad ja mis ajal korjata, kuidas ja et kui ei ole veel moosi tegemist võimalik, et suhkur oli raskesti kättesaadav, et siis näiteks kuivatamine on väga tavaline, et siin ka siis kirjutatud või kirjeldatud, et lastele mustikad kõhurohuna ja peale leibade väljavõtmist ahju panna siis õhuke kord siis neid kuivama mustikaid. Ja et kui lastel olid kõhud lahti, siis võidi ka lepaurbi anda sisse. Ehk siis hästi palju sellist taimravi. Ja siin ka väike viide, siis, mis ma ennegi ütlesin, et kuidas oskused levisid. Et kui tekkisid juba need aiandus- ja majapidamiskoolid, et ka sealt siis need oskused tihti lugu jõudsid kodudesse ja ka mõisatest. Ja siin on jälle selline kirjeldus, et kuidas levib see teadmine, et pohlamarjadest õunte ja porganditega moosi keetmine ja neid õpiti mõisa ja linnaprouade juures. Kui oli mõni talutüdruk mõisas või linnas teenimas, tuli koju näitama oma oskusi ja seejärel õppisid ka kodused neid marjatoitusid valmistama. Ja varsti kõik küla juba teab sellest ja kõik katsuvad seda järele teha. Et see on nii huvitav nagu moevooluna kirjeldatud, et kõik hakkasid järele tegema. Ja siis tulemus on see, et tänapäeval ei saa marjad päris küpseks minnagi, kui juba korjajad on nad kõik metsast ära viinud. Ehk siis tõesti sellised keetmisoskused võivad muuta tõesti seda suhtumist marjadesse. Ja siin veel siis pikalt siis maasikad, murakad, mustikad ja põhiline on see, et siin ka siis ei kirjeldata seda moosi tegemist, et ei olnud võimalik seda suhkrupuuduse tõttu teha. Ja siin ka selline vahetuskaubandus, et korjati näiteks mõisaprouadele või vahel ka kaupmehe emandatele ja linnasakstele, aga et ikkagi pigem vahetuskaubandusega, et kui sai selle maasika asemele siis tüki leiba ja saia, siis oli juba see lihtne taluinimene väga õnnelik. Siis minu arvates päris huvitav on see toomingamarjade söömine, mida ma arvan, et paljud lapsed tänapäevani võib-olla proovivad, aga kuna ta on tõesti seda suud nii paksuks tegev, et siis seda palju eriti ei saa süüa. Aga et siin ka siis kirjeldus, et toomingamarju sõid lapsed nii, et suu oli nii paks, et ei saanud enam aru, kas on suu kinni või lahti. Ja siin jällegi tuleb ka ühe eelmise teksti juures, mida ma ei maininud, et ka murakate puhul mainiti jällegi, et ta täitis nagu kõhu, et tekkis kergesti täiskõhu tunne ja seetõttu pigem aidati kaasa, et lapsed sööge nüüd murakaid, et siis tarbivad nad leiba vähem. Ja pihlamarjade puhul siis ka see teadmine, mis tänapäevalgi on, et kui külm on neid natuke näpistanud, et siis võidi nagu maitses magusamalt ja ahju küdemise ajal talvel siis võidi need orgi otsast siis marjakobarad panna sinna tule sisse ja natuke visisesid ja läksid jälle nagu paremaks. Need küpsetamine võttis kibeduse ära. Ja siis veel pähklitest, jällegi tänapäeval enam nii naljalt ei teata neid selliseid pähklikohti ja ei ole ka kuidagi nii üldiselt
ma ei tea, kas te olete leidnud loodusest selliseid pähklikohti, kus tõesti korjad siljakottide viisi. Aga et neid kirjelduste järgi on tõesti, et käidi vahel poole külaga, et noormehed aitasid neid oksi alla tõmmata, siis naised korjasid ja et siis ka säilitamine, et ei olnud seda pähkli aastat tingimata igal aastal, et võidi vahel ka üle aasta siis hoida neid pähkleid. Ja siia otsa siis veel sinikas, et sinika kohta siis öeldakse, et seda eriti lugu ei peeta, aga kui leitakse, siis ikka nopitakse ja tuuakse koju. Ja et kui näiteks mindi murakale, aga ei olnud murakad ehk kaarmad, siis selline jällegi murdesõna, et kui ei olnud siis murakaid, et siis toodi vähemalt sinikaid koju. Ja kadakamarjade kohta siis ka sama, et õpetatakse lastele, et kui iga päev 3 kadakamarja ära süüa, ei hakka ükski haigus külge. Et kadaka oli ilmselgelt ka selline kaitsemaagiline tähendus juures, et mitte ainult see lihtsalt nagu marja söömine, vaid natukene enamat. Ja õllekeedu vee sisse ka muidugi. Ja natuke veel seentest siis, et jällegi, kui vaatan ajaloos tagasi, paralleelmaailmad, et sellises nagu kirjakultuuris või sakste hulgas levivas teadmuses olid ka meditsiinisoovitused, näiteks soovitati keskajal juba süüa kukeseeni katku ajal, mis tundub jällegi, et kui muidu seentesse ei suhtutud eriti nagu lugupidavalt, et siis kukeseent on siis loodetud katku ajal abiks kasutada. Aga et rahva seas siis see tõesti on eriti siis saarte piirkonnas olnud väga leige huvi, aga et nälja ajal, kui ei ole midagi muud võtta või sõja ajal, et siis ikkagi on kasutatud. Ja siin siis klassikaline selline või see soolamise viis, et kuidas siis panna sellise surve alla ja kupatada neid siis korralikult. Ja siis ka see kinnitus, et kuivalt seened ei seisa kaua, lähevad varsti halvaks. Ja talvel siis, kui oli kas vähe rasva või võid, siis sai praadida või keeta ka piimaga. Ehk siis pigem on siin mõeldud siis sellist kastet siis. Ja veel natukene seente kohta, et siis ka aimu saada sellest, et kuidas neid nimetati. Et näiteks siis limased tatikad, aga et see tatikas võis olla väga erinevate asjade kohta. Olid männitatikad, olid haavatatikad, siis kasvasid veel ridaseened ja puravikid ja tammejünnid. Ehk siis võite ise kujutada ette, mida nende nimetuste all siis täpselt mõeldi. Või siis järgmises lõigus, et kasvasid ka kasemetsas luigeluited ehk luigetiivad ja peale selle olid kukeharjad või võiseened, millel kangesti hea maik. Et selline mitmekülgne teadmus kohalike terminitega. Aga lõpetuseks siis lisatakse, et pooltoorest olekut või pooltoorena siis ei tohtinud seent süüa, et siis võis tulla mürgitus. Et ikkagi korralikult läbi küpsenud. Ja veel mõned sellised nimetused lihtsalt, et näiteks korjati Nõmmest nõmmikaid, tatikaid, kukeseeni ja piilikaid. Need piilikad on tõenäoliselt siin pilvikud. Ja siis on punased ja roosad piilikad, kollased piilikad ehk kopad, hallid liivapiilikad ja saadi ka härjaseeni või vahulikke. Ehk siis jällegi kindlasti antud piirkonnas teati, mis täpselt on see vahulik. Ja siis jällegi sellised kultuurikontaktid, kui okupatsiooni ajal, see on 40. aastal kirja pandud, et kui tulid saksa sõdurid, siis imestas kohalik rahvas, et kuidas nad korjavad sitaseeni söögiks. Et kohalik rahvas nimetas väga paljusid seeni sitaseenteks ja ei kasutanud neid. Ja ka seeneravi siis mainitud. Siis põgusalt veel kuusekasvudest ja ka männikasvudest, et see on ka tänapäeval nii-öelda ringiga uue lainena nagu moeks saanud kasutada selliseid kasvusid, kas siis sellistes kuusevõrse jookides või ka küpsetistes. Aga et siin siis kirjeldatakse jällegi et see oli tavapärane, et karjapoisid, neil oli selline mood, korjasid kuusenoori kasvusid, koorisid ja sõid ära. Ja nii, et hambad lausa riuksusid. Ja siin järgneb ka siis see, et kui nad sellega liiale läksid ja noortelt kuuskedelt hakkasid neid kasvusid ära võtma, et siis saabub see metsaldas, kes hoiatab neid ja ütleb, et ei tohi seda enam kunagi teha. Et ei tohi rikkuda noori kuuskesid kasvude ära lõikamisega. Ja samuti ei tohi lõhkuda linnupesi. Ja siis poisid on niivõrd kohkunud sellest metsalde külastusest, et nad ei julge enam kunagi noori kuusekasvusid korjata ja süüa.
Ja lõpetuseks siis see, et mida on raske kujutleda tänapäeval, et mida siin mainitakse, et lapsed kompveke ei saanud, kui just keegi kauge tädi tuli ja tõi. Näed, ongi illustratsiooniks siin liikuvad ringi kusevõrsed. Ja et lapsed maiustuseks kuivatasid pliidi peal herneid ja kartulikooke. Ehk siis herned sellise kuivatatud ja nagu krõpsu moodi kujul võivad päris hea maitsva sellise maiuse välja anda. Ja siin ka siis mainitakse need männikasvude korjamist ja ka männimähka, ehk siis koorealune selline pehmem, natuke magukas osa, et ka seda armastati süüa. Osalt tänapäevani säilinud on igasuguste kõrreliste selliste magusate otste närimine, aga kuna seda on seostatud siis teatavate haigustega, siis ma arvan, et see on ka mõnevõrra vähenenud, aga et nendes vanades pärimuskirjeldustes päris palju seda esile toodud. No veel, mis tõenäoliselt ja väga magus on ja tänapäeval üsnagi nagu tahaplaanile jäänud, kuna lehmi enam ei peeta, on siis ternespiimasupid ja et jälle metsikud köömned siis pidid seda maitset siis mitmekesistama. Ja minu poolt viimane slaid, et veel kord, mis ma ennegi mainisin, et vanad kokaraamatud, et kui 19. sajandi esimesel poolel või kujutate ette, et tihtilugu oligi taluperes ainuke raamat oli võib-olla piibel, aga et kohe järgmine võis olla see kokaraamat, et siin siis 1825. aastast siis selline pigem nagu kõrgklassile suunatud, aga et vähehaaval imbus sealt siis neid teadmisi ka lihtsama rahva hulka. Ja tol ajal muidugi need pealkirjad ise on juba sellised väga illustratiivsed ja ülipikad, et selline päris lahe, mis ütleb ise juba pool sisu ära, et uus köögi- ja kokaraamat, mis õpetab kõige tarvilisemad road pisukese ja suure majapidamise kohta tegema ja kõik, mis sinna juurde tarvis ja seda mööda, kui Liivlandi koka- ja majapidamise raamatust on lugeda, mis saksa keeles on välja antud, et selline vägev pealkiri. Aga et siin siis üks kalja tegemise õpetus, mis minu arvates on jällegi huvitav see, et tihti selliste tõlkeraamatute puhul võib natuke midagi tõlkes kaduma minna. Et siin on mainitud, et kuidas seda kalja teha, võtta odralinnaseid ja panna kuhugi jahutada keeva veega ja lõpuks siis lisada tükikene kannikese juurt sisse, mida haamriga hästi on läbi klobitud. Ja võt siin on teile suurele ringile järele mõtlemise kohta, et mis asi see kannikese juur siin võib olla. Et see võib olla tõesti, kui ta on saksa keeles tõlgitud, ta võib igasuguseid asju olla. Et ei ole kindel, et ta siis sellises Eesti mõistes kannike oli. Et kindlasti julgustab see, et katsetama, nagu nüüd siis seal samamoodi. Aga ilmselgelt on, kui sa elad ikkagi sellisel ajastul, kui poed on kõike head paremat täis, siis päris iga naati ja sammalt nagu ka ei taha. Et katsetada võib, aga et see, et ta püsiretsepti jääks, et see on ikkagi mingid loetud asjad, mis jäävad. No sel ajal, kui siis mõisale kuulusid metsad, siis kõik see oli salaküttimine ja muidugi käidi. Need lood on ka väga huvitavad, kuidas siis käidi vahepeal näiteks jõulujumalateenistuse ajal, sest et siis kõik olid kirikus ja mõned hullukesed siis kas varastasid puid või käisid salaküttimas. Ja seal muidugi sellistel juhtudel olid väga tihti ka mingid haldjad kerged tulema. Aga et ilmselgelt püüti igal moel, kui vähegi võimalik, tõesti puitu saada kui neid loomi. Ja linnumune, see nagu ka, et lihtsalt kevadeti korjata pesadest. Et väga oluline lisa siis, kui enda võib-olla kanu ei olnud nii palju.